ma arvan niimoodi, et 60-ndatel meeskond pärast noorenduskuuri, mis Tartu Kalevis toimus, oli natukene juba võimeline vastu hakkama, ütleme ka CSKA näiteks. Ja siin tekib see olukord, et see oli nagu mingil määral ka poliitiline, eks ole, tagantjärgi on seda lihtne seletada. Et kui me võitsime või võidaksime CSKA, see on umbes nii nagu Nõukogude võimu vastu juba, meil on mingisugused lootused. Mina räägiks ühe Priidu loma välja, mina mäletan seda, kui oligi üks CSKA-ga mäng oli. Ja meil oli selline auväärt mees, oli nagu partei keskkomitees nagu Rein Ristlan. Ta käis kõiki mänge vaatamas muidu. See mäng läks nii kõvaks, et see möll oli nii kõva, siis mingi kohtuniku vale vile oli seal meie kahjuks ja siis rahvas läks hulluks. Ja siis seal kadunud meie korvpalliema Selva Multer, kes oli siis istus lauas seal. Ja siis Rein Ristlan nonis see tribüüni pealt alla läks, ütles Selva Multerile, et kui see karjumine ära lõppida, katkes ta mängu ära. Ja mis juhtus? Selva Multer võtab siis mikrofoni ja ütleb, kallis rahvas, palun lõpetage see karjumine ära, muidu härra Ristlan lõpetab mängu ära. Arvake, mis juhtus pärast seda. See möörganu läks veel suuremaks. Et sellised juhtumid olid meil. Ma võin rääkida sellest ameeriklaste ettevalmistus, et see ettevalmistus toimus veel Kohtla-Järvel ja põhiasjad, mis me seal tegime, oli ühes Võimulas ja siis A-rannas. Et põhiliselt meil kaks trenni oli meil ikkagi, nagu öeldakse, selline aeroobse põhjaladumine ja siis üks trenn oli ainult pall. Ja päeva lõpuks ikkagi, vaatasid juba isegi mets oli sellisesse vormi löödud juba, et see sobis kõik meile ja sealt pealt see hakkaski peale. Ega me siin sellel turniiril väga hästi ei läinud algus, me saime, ega päeva lõpuks me kaotasime Leedule ikkagi päris kindlalt ühe mängu. Noorel me võisime, aga siis jänkidel läks see natuke uudse asi. Kas sellest võib järeldada, et see ikkagi oli nagu tol hetkel tähtis? See oli nagu ikkagi eesmärk, et vormis olla, et tahaks ikka nagu Ameerika ära panna? No usun seda, kas ära panna, aga et isegi ütleme, ma ei usku seda, et mis eesmärk meil oli, aga lihtsalt see oli esimene võimalus, nagu öeldakse, siis korvpalli sünnimaaga kohtuda, nagu öeldakse, näost näkku. Meil pidi muidugi klappima ka kõik ideaalselt, siis ja neil mitte, ütleme, paljud mängijad ja ebaõnnestus ka võib-olla jänkidel seal, aga meil klappis kõik tol hetkel ja see kõik. Muidugi, mis ma ütleksin selle mängu juures veel, et hea küll mängijateks, aga see turniir toimus Vanas Kalevallis. Enne seda oli seal olnud Moskva tsirkus sees, need tribüünid olid, kui te mäletate, et see hall korvpallipõrand oli vasakul pool, paremal oli tennise. See tribüün oli sealt üle tennise platsi sinna üles välja, et igale poole, et kui tänapäeval oleks Päästeamet tulnud, nagu öeldakse, meile uksest sisse ja poisid, et korjake oma tribüünid ära, siis rohkem ei lähe kui 1000 inimest. Seal oli ikka üle 2500 inimesed, et see oli ka üks relv tegelikult, mis ikka, et seda annab ette kujutada, mis seal toimus. See on umbes nii, nagu Priit ütles, kui me armee kesksporgiklubiga mängisime. Et siis isegi Nõukogude miilits oli meie poolt, et vaata siin see Dünamo ja armee kesksporgiklubi vaheline asi oli ka, sest erinevad nagu öeldakse jõustruktuurid, et see oli ka igavene vastasseis, oli Venemaal oli, aga kui nagu CSKA vastu mängid, siis oli meie miilitsad kõik olid ka meie poolt. Seal oli ka Paul Festival, kes oli ka tähttreener NBA-s, et seal oli veel mõningad mehed ja ega siis jänkide korvpallikool oli juba algusest peale, suunatud ikka tulemuse peale ja meie nagu võib-olla jäljendasime teatud asju ja võtsime üle neid asju, mis nad Euroopasse informatsioon tuli ja aga mäng läks niimoodi jah, et saime jagu neist. No Öring ja üldse kogu see meeskonnad olid ikkagi oma nii-öelda profispordikarjääri alguse see, ta läks. Noored mehed, kes muidugi õudselt tahtsid, aga veel kõik ei tulnud välja nii hästi. No siis oli meil Lipso ka, kes kostitas oma hakkidega neid seal. Et seal jälle võib öelda nii, et need mehed, kes osalesid, need andsid 110%.